Minu nimi on Priit Karjus ja olin siis Kultuuriministeeriumi poolt palutud appi juhtima ühte mõtlemisprotsessi ja võib-olla see pilt, mis siin ekraani peal on, natuke avab ka seda mõttekäiku, et kui väga lihtsustada, siis võib-olla varasemad diskussioonid ja mõttearendused olid olnud nagu loomesektori sisesed, aga meie selle töögrupi lähteülesanne oli vaadata kogu selle loomemajandusele otsa suuremas perspektiivis ja avatud pilguga, võttes siis kõiki erinevaid tahke ja seoseid arvesse. Ja sealt tekkiski kogu sellele asjale selline nimetus nagu kontseptsioon või arengukontseptsioon, mis vaataks siis pikemat perspektiivi. Ja jällegi, et kui väga-väga lihtsustada, et siis võib-olla see, mis nüüd edasi lahti hargnema hakkab, ongi see, et me proovime vaadata selle pildi peal siis ka võib-olla rohkem nagu selliseid, kuidas öelda siis, nagu klassikalise majanduse või reaalmajanduse poolt ka, et kuidas see seostub selle loomemajanduse poolega ja et kuidas saavutada kõiki neid väljakutsed, mida Anu-Maja siin eelmistel slaidil just avas, et kuhu siis nii-öelda Eesti riik võiks nagu minna ja mismoodi siis loomemajandus peaks sellele kõigile kaasa aitama. Nagu jutuks oli, et see ei ole strateegia, see on üks selline kontseptuaalne käsitlus, mis tõenäoliselt ei ole ka kindlasti veel üldse valmis, aga see on ühe protsessi selline, ma arvan, suhteliselt oluline vahefiniš, et mis kirjeldab mõtteid kuhugile maale ära ja oluline on võib-olla see just, et selles töögrupis olid kaasas erinevate ministeeriumite esindajad ja eksperdid ja seda mõttejõudu oli päris palju, et ma usun, et seda, mis siit lahti hargnema hakkab, võiks suhteliselt nagu tõsiselt võtta. Kõige olulisem võib-olla oligi see, et kui üldse loomemajandusest nagu rääkida, et siis kuigi kogu selle mõttearenduse nii-öelda tellijaks oli Kultuuriministeerium, siis me vaatasime kogu seda mõttekäiku pigem läbi sellise Eesti kui riigi konkurentsivõime ja majanduse poole, et nii-öelda selline laiem majanduse või ettevõtlustaust on siin nagu olnud selleks lähtepunktiks, ehk kui küsida, et me tahame Eestit nii-öelda tervikpildis nagu Google edasi aidata ja küsida, et mismoodi loomemajandus võiks sellele kaasa aidata, et siis see on nagu see laiem kontekst, ehk siis seesama lisandväärtus. Ja mis minu arust on nagu väga hea nagu definitsioon on just see, et kui küsida, et kuidas seda loova mõtte osakaalu nagu kasvatada, siis pakutavates toodetes või teenustes, et see on see mõttekäik ja siit tulebki välja see, et mitte loomemajanduse sektor nii-öelda iseenda sees kuidagi, ütleme selline loov ettevõtlus, vaid kui küsida, et mismoodi saavutada siis seda sama kasvu, millele ka Ansori nagu viitas siin või küsimuse esitas, et kui väga lihtsalt mõelda, eks, et millise panuse annavad nii-öelda klassikalised ettevõtted majanduse kasvu ja kui palju siis nii-öelda see loov ettevõtlus, et siis ilmselgelt on ju kõigile arusaadav, et see muu sektor annab palju suurema ja palju kiirema mõju, ehk siis sealt oli ka küsimus, et kuidas neid asju omavahel siduda niimoodi, et see efekt oleks mõlemale poolele nii-öelda kiirendav ja edasiviiv. Ehk siis see loomemajanduse arengukontseptsioon võtab arvesse nii seda loovmõtte pakkumise poolt kui ka nõudluse poolt ja see on minu arust võib-olla kõige olulisem punkt. Ja sidus on ta just ka läbi siis selle sama konkurentsivõime kava 2020 vaate või selle vaatega. Me ise päris palju nagu keskendusime sellisele sõnale nagu võimekus või konkurentsivõime ja võib-olla on oluline see mõttekäik siin taustal, eks ju, et me kõik saame aru, et kogu maailm on niimoodi üles ehitatud, et kõigil ei jagu ja siit tekib küsimus, et kuidas mitte ilma jääda, et selleks on mingisugust konkurentsivõimekust vaja või võimekust iseenesest ja võimekus on väga hea sõna sellepärast, et kui te vaatate nagu kaitsesektorit või militaarsektorit, siis seal on selline sõna nagu kaitsevõime ja küsimus ei ole mitte selles, et kellel on rohkem tanke või lennukeid, vaid et kuidas saavutada mingisugune seisund, kuidas saavutada see võimekus, mis on siis vajalik, et see kaitsevõime oleks olemas, siis täpselt samamoodi kehtib see võimekuse loogika nii ettevõtluses kui ka loomesektoris. Ja see võimekus kõige üldisemas mõttes nagu tekibki läbi 3 komponendi, et üks on potentsiaal, üks on tahe ja üks on siis suutlikkus seda potentsiaali rakendada.
ja see valem võikski olla see alus, et kui nüüd kogu järgnevat jällegi käsitleda, siis me peaksime küsima, et milline on siis kogu selle teemade ringi potentsiaal, siin sees olevate tegijate potentsiaal, mis on nende tahe ja samas see suutlikkus ka rakendada ja me näeme, et need tegurid hakkavad siis erinevates kontekstides väga oluliselt erinema. Ja kui natuke siia sisse vaadata, siis potentsiaal eriti kui alustada võib-olla loovettevõtlusest, et siis on väga palju seotud alates individuaalse andekusega, aga tegelikult ka sellega, et milline on see kompetents, individuaalne, ütleme selline haridus, kindlasti ka ettevõtluse mõttes, et millised ressursid on kasutada. Nad määravad ära tegelikult selle tegija või selle isiku potentsiaali ja seda potentsiaali peab nüüd jälle omakorda tõstma rahvusvahelisse konteksti, et milline see potentsiaal on meie kontekstis, milline ta on siis rahvusvahelisel väljal. Teine on tahe ja ma arvan, et tahe on võib-olla loovettevõtluse juures kõige huvitavam tegur, et ma usun, et siin on sama palju väljakutseid kui võib-olla ressurssidega seotud väljakutsed, et kas tegelikult on soovi saavutada majanduslikku edu või demonstreerida majanduslikku tulemusi või sedasama kasvu tegelikult, et ma usun, et jällegi kahel väljal, sellel loovväljal ja ettevõtluse väljal on need lähtepunktid väga-väga erinevad ja siit jookseb omakorda välja sama küsimus, et kas me oleme ise endale tööandjaks või me proovime mõelda tegelikult ka läbi mingisuguste tiraseeritavust, et eks meil oleks suuremat välja võimalik katta oma tegemistega. Ja kolmas tegur, suutlikkus potentsiaali rakendada, et siin on ka kindlasti väga palju selliseid, ütleme, valdkonnas palju diskussiooni andvaid mõtteid, ehk seesama, et milline see loov management Eestis on, et tegelikult ongi küsimus juhtimisest, et milline see juhtimise tase tegelikult on, eks ju, ja kas see on piisav. Ehk siis potentsiaal korda tahe, korda suutlikkus rakendada, et see kokku tegelikult moodustabki selle võimekuse. Ja kui meil väga sageli võib üks komponent väga tugev olla, siis selle kõrval võib olla teine komponent väga nõrk ja kogu tulemus on sellest tulenevalt nõrk või siis vastupidi. Kui nüüd mõelda, et mis kogu selle võimekuse arendamise peamine siht on, siis see jooksebki välja nendest samadest riigi tasandil juba kokku lepitud ütleme siis käsitlustest, et Eesti ettevõtete lisandväärtuse kasvatamine ja minu arust tuleb see hea osa just, et loova mõtte osakaalu kasvatamise kaudu müüdavates toodetes ja teenustes. Ehk seda tulekski väga lihtsalt võtta, et kui sa ostad mingisuguse teenuse või kauba, ehk siis kui palju sellest hinnast siis see loov mõte moodustab. Ja see võikski kõige suurem väljakutse olla. Kuidas seda teha, eks see ongi see kõige põnevam küsimus. Ja teine pool, mis jällegi võib-olla on natuke selline ebamugav esimeses mõttes, aga mis näitab sedasama võimekuse kasvu ja just seda, et ta järjepidevalt jätkusuutlikult on võimeline edasi minema, siis on see, et loomeettevõtted peaksid turutingimustes olema võimelised iseseisvalt majanduslikku edu saavutama, hakkama saama ja seda eelkõige ka rahvusvahelises kontekstis, et kuidas jõuda nii kaugele tegelikult, et kõik ongi päriselt niivõrd võimekad, et nad saavad väga hästi hakkama. Ja nüüd, kui me seda protsessi alustasime, siis me selle protsessi käigus ühtegi uut uuringut läbi ei viinud, et meil olid päris erinevad uuringud siin all, selle töögrupi protsessi või tööprotsessi ajal viidi läbi analüüse ja sealt joonistus välja tegelikult 5 sellist fookusvaldkonda, mille mõju tõenäoliselt selle võimekuse kasvul on kõige suurem. Esimene on siis valitsemisstruktuuride ja sealhulgas rakendusasutuste tegevuse sidusus, siis haridusasutuste konsolideeritus ja sidusus, loovettevõtjate võimekus, ettevõtete loovmõtte rakendamise võimekus ja Eesti loomemajanduse rahvusvaheline võimekus regioonis.
et kui te nüüd kui seda graafikut vaatate, siis see graafik on selles mõttes subjektiivne ja suhteliselt üldistav, et pigem oli ju nagu meie ülesanne see, et markeerida ära, et kus positsioon on nõrk, kus keskmine, kus tugev. Aga kui siia sisse vaadata, siis hakata otse siis minema, et kõigepealt võib-olla see valitsemisstruktuuride rakendusasutuste sidusus, et siin tuleks nagu vaadata eelkõige seda läbi selle aspekti, et erinevate rakendusasutuste kaudu on võimalik loovettevõtjal või loomeettevõtjal või ka muudel ettevõtetel erinevaid meetmeid nagu nende kaudu kaasata tegelikult. Ja võib-olla kõige olulisem oli see, et me saime aru, et sellist ühtset pilti ei ole üldse olemas. Et kui küsida, et kuhu kohta siis üks ettevõtja võiks nagu pöörduda, siis neid kohti on väga-väga palju ja sellist üldist pilti ei ole. Ja siit tuli välja ka see, et tegelikult ei ole ka nendel asjadel omavahelisi seoseid ega mingit sükest nagu terviklikku käsitlust. Ja sellepärast nagu see hinnang oli, et ta on nagu nõrk. Et mitte tegevusi ei tehta, vaid see asi ei ole omavahel nagu loogiliselt sidus. Ja ongi, et ütleme, et kui me vaadata neid erinevaid rakendusasutusi, igal ühel on oma missioon, oma fookused, oma rollid, aga kui me küsime, et milline see loomemajanduse kontekstis peaks see pilt olema, et siis seda tervikpilti tegelikult ei ole ja sealt saaks nagu väga olulisel määral nagu edasi minna. Et oleks kõigil lihtsam, et oleks nagu aru saada, et kus kohas mingisugused meetmed, mida nendega nagu saavutada tahetakse ja kuidas siis loomemajanduse kontekstis nad kõige suuremat nagu efekti ja mõju võiksid anda. Ja nüüd ongi küsimus, et kui neid viitetelge vaadata, siis ma lähen siia tagasi selle joonise peale, et kõik see, mis Anumaa ja ilmselt ennem rääkis ja millest täna hiljem räägitakse, nagu suurel määral keskenduvad siia kahe alumisele diagonaalteljele, see loovettevõtjate võimekus ja ettevõtete loovmõtte rakendamise võimekus, et see meede, millest hiljem räägitakse, nagu puudutab neid telgi ja need ülemised teljad on võib-olla natuke rohkem niimoodi avatud mõtlemise juures veel, et ka siin need käsitlused, et mismoodi edasi, et see ongi pigem nagu edasise töö ja kokkulepet nagu küsimus, et kuidas täpselt ja mismoodi siit nagu edasi minna. Ja haridusasutuste pool on sarnases loogikas tegelikult, et küsimus jällegi, et kui me võtame selle sama võimekuse ja küsime, et potentsiaal korda tahe korda suutlikkus rakendada, siis erinevad haridusasutused suhestuvadki läbi nagu nende erinevate vaadet, et me jagasime nad nagu 3 gruppi laias plaanis, et esimene oligi see loomevaldkonnaga otseselt seotud õppekavade alusel tegutsevad ülikoolid, kõrgkoolid ja kutseõppeasutused, siis loomevaldkonnaga seonduvate tehniliste õppekavade alusel tegutsevad ülikoolid ja kolmandaks siis juhtimisega seotud õppekavad ja õppeasutused, et need 3 tükki tegelikult on selles süsteemi lahutamatud nagu osad, eks. Küsimus, et kui palju need tegelikult omavahel teineteist arvestavad, et kui palju need õppekavad just nagu teineteisega suhestuvad ja kas meil on need õppekavad üldse olemas või et kui me küsime, et kas see rahvusvaheline tase on nagu piisav, et siis see olukord jällegi kindlasti ei ole halb, kui vaadata ükshaaval, aga et seda sidusust just niimoodi, et tervikpildis nagu võiks olla rohkem ja see hinnang oli ka siin hetkel, et see seisund on niisugune pigem nagu keskmine ja et siit edasi minekuks oleks ruumi küll. 3. fookusvaldkond oli siis loovettevõtjate võimekus, mis on võib-olla kõige klassikalisem käsitlus sellest loomesektorist seni on olnud. Ja pigem see hinnang oli nõrk ja võib-olla kui väga niimoodi üldistavalt ja tausta veel avada, et siis see küsimus ongi selles, et kui küsida, et loomeettevõtjad ja selline majanduslik edukus, et kui palju on siis neid tooteid või teenuseid, mida on võimalik ka siis tiraseerida, ehk siis nagu majanduslikus mõttes edu saavutamise eelduste loogika alusel nagu käsitleda, et seda poolt pigem on vähe. Loomulikult on need erinevate sektorite kaupa erinev, aga pigem on see nagu nõrk. Ja see konkurentsivõime ka küsimus, et kas me oleme tugevad kodus või tugevad rahvusvahelisel väljal, et mida rohkem sinna rahvusvahelisele väljale läheme, et seda nõrgemaks see positsioon läheb. Et kas või üks näide, et kui me võtame puitmajasektori Eestis, siis Eesti puitmajasektor
on maailmas kõige suurem eksportija ja kui küsida, et nende välja müüdud puitmajade sees, et kui palju on siis seda loovat mõtet, mis Eestis sinna sisse pandud on, siis see on nagu marginaalselt väike või praktiliselt puudub, eks, et üks väike näide. Ja oluline ongi tegelikult võib-olla see, et mis siin ka sinisega on nagu toodud, et Eesti loovettevõtjad on turutingimustes võimelis iseseisvalt majanduslikku edu saavutama, et see peaks olema see ambitsioon, kuhu me jõuda tahaksime. Ja võib-olla selle kontseptsiooni juures nagu nüüd see sild tekibki nagu loovettevõtjate ja nii-öelda siis tavaettevõtjate vahel, et kui siin on see sama eesmärk siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et siis just see sama küsimus, eks, et kui palju majanduslikku potentsiaali on ainult loovettevõtlussektori siseselt ja kui palju tegelikult oleks võimalik seda panna nii-öelda siis tavaettevõtlus sisse ja saavutada see efekti, et siin on see silla koht, mis on võib-olla nagu hästi oluline välja tuua. Ja ettevõtete loovmõtte rakendamise võimekus ongi nüüd siis silla nii-öelda see teine pool ja hinnang on nagu võib-olla pigem nõrk, et siin ongi nüüd küsimus, et mida siis nagu toetada või initseerida, et kui me püüame kogu aeg seda loovettevõtjat nii-öelda initseerida ja toetada, et minge edasi ja olge tublimad, et nii-öelda tegeleme ainult pakkumise poolega, et siis tegelikult võiks selle nõudluse poole ka tegeleda ja just seesama, kas või seesama puitmajasektori näide on väga oluline, et kui meil on kuskil maailmaturul väga suur nagu potentsiaal täna käes tegelikult, et seda võiks nagu ära kasutada ja neid sektoreid on ju teisi veel. Ehk siis Eesti ettevõtete disainijuhtimise ja loova mõtte rakendamise võimekus on pigem kesine, et see ei ole ka ilmselt, keegi väga palju sellele vastu ei vaidle, et loomulikult on asju, mis tehakse väga hästi, aga ütleme, kui vaatame üldpilti, siis siit oleks nagu väga palju võimalik nagu edasi minna ja eesmärk siis, et see loovmõtte rakendamise võimekus oleks tugev. Ja see on see koht, mille kaudu me saame seda loovmõtte osa siis müüdud kaupade ja teenuste hinnas nagu tõsta nagu kiiresti ja jõulisemalt. Ja omakorda tegelikult need kaks viivad jällegi lähemale ja loomulikult ka ülejäänud teljed sellele üldmuljele, mida me siis sellest rahvusvahelises pildis jätame, ehk Eesti loomemajanduse rahvusvaheline võimekus regioonis, et kui me küsime, et see tervikpilt kokku, et kuidas me selle nagu paistame, siis pigem meie see võimekus on jällegi nagu pigem nõrk ja siin on ilmselgelt nagu suured küsimused, et mida rohkem rahvusvahelisele väljale läheme, seda suuremaks see väljakutse tegelikult meie ees läheb. Aga see eesmärk ja siht võiks olla ikkagi see, et me oleme nii tuntud, meil on mida ette näidata ja see tase on tunnustatud rahvusvahelises kontekstis, et me oleme nagu omas regioonis, mitte nii-öelda absoluutselt võib-olla esmapilgul kogu globaalsel väljal, aga oma regioonis oleks ikkagi nagu arvestatavad tegijad, et ta on väga selline teisi telgi sidusalt nagu kokku sõlmiv nagu vaade. Nii, ja sellega võib-olla võtaks selle kontseptsiooni käsitluse hetkel kokku, lähen võib-olla selle pildi juurde tagasi, et see on selline tervikut nagu haarav, et ehk siis selline viieteljeline selline vaade, millega iga teljega tegelemine peaks siis aitama kogu Eesti loomemajanduse võimekust oluliselt nagu siis edasi viia.